Oskar Luts, mälestusi. Esimene osa. Vanad teerajad. On suur suvi ja lõõmav päike. Alles praegu jõudsin siia, kuhu ma pole sattunud hulka aastaid. Istun vanas viljapuuaias, sammaldunud õunapuu all ning mõtisklen nii veidi. Hetketki näib mulle, otse kui viibiksin kuskil muinasmaal, otse kui läheneksid muistsed vaimud ja varjud. Siinsamas lähedal on vana talumaja, natuke eemal see uus, mis ehitati alles hiljuti ning praegugi pole täiesti valmis. Kaugemal on naabertalud, sealt kuulen laste kiljumist ja kui pisut läheneksin lagunenud piiriaiale, siis isegi võiksin vaadata lähema naabertalu õue. Veel kaugemal läbi lehestiku vilgub sinine järv, kuid seal teispool põlluserval, kus suvise keskpäeva vaikust liikumatult kuuletavad kaks põlist pihlakat, seal olevat kunagi olnud üks väike hütt. Praegu ma ei näe seal enam midagi peale nende samade pihlakate ja lopsaka rohu hallikiviaia ääres. Kuid kõneldakse, et pihlakate all kord olnud hütt. Kõneldakse veel rohkemgi. Hoopis märkamatult on mulle lähenenud ja juba seisab mu kõrval keegi hallpisut küürus vanamees, katkises kuues ja suuris säärsaapais, millest levib tökati lehka. No, võtab leemendava, otse kui pigiga immutatud mütsi peast ja äigab käega üle pealae. Eks ole, siin ilus küll suve ajal. Väga ilus. See on vana viir, pärit siitsamast talust. Tean ning tunnen teda lapsepõlvest saadik ja imestlen, et aeg pole kuigi palju suutnud muuta tema välimust. Kui tal on tuju, siis kaevab kraavi talurabas. Kui ei ole, siis ei kaeva ka mitte. Siis harib oma katsepõlde sealsamas rabas või kuskil heinamaa serval. Vahel kaob talust mitmeks päevaks ja siis ei tea keegi, kus ta viibib. Mõnikord juhtumisi leitakse ta külameestega vaidlemas, mõnes alevipoes. Muuseas on ta vana soldat ning täiskarsklane. Sample complete. Ready to continue?